Umbes 90% juhtudest on jalgade paistetus tingitud veenihaigustest. Paistetuse põhjustavad süva- või pindmiste veenide talitushäired, veeniklappide puudulikkus. Veeniklappide puudulikkuse korral ei voola kogu veri südamesse tagasi, sest klapihõlmade kahjustuste tõttu klapid lekivad ja lasevad verd mõlemas suunas läbi. Jala, eriti sääreveenide vererõhk tõuseb tunduvalt. Jalad tursuvad. Sellisel juhul tuleb kindlasti palju liikuda. Kui liigume, siis säärelihased töötavad, suruvad veenid kokku ja neis olev veri voolab südamesse. Mida vähem inimene liigub, mida suurem on ülekaal ning eriti kui ta manustab rohkesti hormoonseid preparaate, seda suurem on veenisüsteemi koormus. See võib põhjustada veenipuudulikkust, mille sümptomiteks on jalgade ja säärte turse, valud, punetus, kuumatunne, mitmesugused ebameeldivad aistingud ja ebamugavustunne jalgades. Algul ei ole need sümptomid intensiivsed. Vahel tunnete õhtuti jalgades pinget, eriti suvel kuumaga. Vahel esinevad öösel säärelihaste krambid. Väljapuhanult ebameeldivad sümptomid kaovad, kuid veenihaigus mitte. Kõige ohtlikumaks veenihaiguste tüsistuseks on veenitromboos ehk tromboflebiit. See on veenipõletik. Kahjustatud laienenud veenide korral võib areneda tromboos. On suur tõenäosus, et tromb eraldub selle kopsudesse sattudes, aga tekib kopsuarterite tromboemboolia, mis sageli lõpeb surmaga. Kui tüsistustega ei alustata aegsasti võitlust, siis on kõigi veenihaiguste tagajärjeks ravimatud troofilised jalahaavandid. Mehed kannatavad veenihaiguste all enamasti kaasa sündinud soodumuste tõttu. Kui samu haigusi on peres ennegi esinenud, ka ülekaal ja mitmesugused traumad on olulised tegurid. Naistel on veenihaiguste areng mõningal määral erinev, kuid esineb sagedamini. Põhjuseks on veeniseente anatoomilised erinevused. Rasedus. Raseduse ajal loode ja emakas kasvavad ning sellega kaasneb veenide vererõhu tõus jalgades. Sel ajal tuleks veenihaiguste arengu pidurdamiseks kindlasti kompressiooniteraapiat kohaldada, kanda tugisukki. Nüüd tundub, et enamusel meist ei ole veenihaiguste eest pääsu. Kas jääb meile vähemalt lootus, et see juhtub meiega kunagi hiljem ja vaevused on võimalikult leebemad? Kui haiguse ravi alustada algstaadiumis või kohaldada profülaktilisi meetmeid, siis võib selle arengu pidurdada või täielikult terveneda. Suur osatähtsus on toidulisanditel, mille peamised toimeained on teosmiin, hesperidiin, estsiin. Algstaadiumis need ained kergendavad jalaveenide vereringet, vähendavad turset, ebamugavustunnet. Müügile ilmus uus kolmiktoimega toidulisand, mille koostisesse kuuluvad 3 mainitud kompleksselt toimivat koostisainet: hesperidiin, estsiin, deosmiin. Estsiin ja hesperidiin leevendavad ägedaid valusid, turset ja põletikku jalgades ning deosmiin toimib aeglaselt ja leevendab kestvaid sümptome, nagu suuremast koormusest põhjustatud turset päeva lõpul. Kõigi 3 toimeaine mõju on kasulik nii haiguse alg- kui ka hilisemates staadiumites. Estsiini saadakse hobukastani viljadest. Nende abil leevendasid meie esivanemad turset, põletikku, nahakihelust. Estsiin koos deosmiini ja hesperidiiniga kergendab eriti hästi veenivaevusi. Uuringud tõestasid, et need 3 toimeainet koos mõjuvad kiiresti ja toime kestab kaua. Käesolevat kolmiktoimega toidulisandit on lihtne kasutada, nagu ka muid flebo- ja venotoonikuid, mida annustatakse haiguse algstaadiumis. Seda annustatakse juhul, kui patsienti vaevavad mõõdukad valud, tursed, pinged säärtes, eriti pärast staatilist koormust. Näiteks pärast pikaajalist istumist või seismist. Preparaat on taimse koostisega. Seda tuleb annustada pikema ajavahemiku jooksul. Eriti tõhus on kuumal aastaajal, kui veenidest tõuseb rõhk ilmastikutingimuste mõjul.
Preparaat on tõhus haiguse algstaadiumis ning sellel on väga suur tähtsus. Toidulisandi manustamine on kasulik pärast veenioperatsiooni seoses vereringe taastamisega, ödeemi ravimisega.